Grand Liiga. Esimene ring hakkab kohe-kohe lõpule jõudma, üks voor ongi mängida ja selle vooru esimene kohtumine FC Merivälja FC Centurion on kohe-kohe teie ees algamas. Meriväljal ning Centurionile 83 Hans Talgre ja 8 Philippe-André Olsen. Ja nüüd kohe löök ja tõrje. Lõi siis peale. Nurgalöök rohkem kui ohtlikke momente ja pall on väravas. Niimoodi näitab oma tehnikat Edvin Stüff, kes viib siis teise minuti lõppedes 1-0. Jah, ei ole vaja pead laiutada, tuleb mängida. Nüüd on Ivar Ruuk kaotas kõik ära ja karistatakse ära Deniss Sunukov. 2-0. Paneme selle Merivälja vea kirja vahet. Nüüd lööki ja see on küll värava raamide vahel, aga tagantpoolt ei saa Sunukov oma teist. Ja nüüd on võimalus tõusta, kellele jääb pall Sunukov. Kogemuse pealt saad jalgpallis. Ta on nüüd mõnuga tulnud ja õigu ja sööt. Olsen saab söödu ja seal on siis Talgre. Punane, valge, sinine on Centurion. Nüüd korraks. Oi, kuna lakku siit. Jaa. Jah, eks need väravahtide reidid ja nüüd on 3 ühe kaitsja vastu ja realiseerivad nii ilusti. Hans Talgre lööb oma selle mängu teise, lõi tema esimesel poole ajal 3-0 ja nüüd teise poole peale löök läheb kaitsesse ja jääb pall õiga hästi nüüd Kald. Kas saab ise tagasi? Saab tagasi ja kas saab resultatiivse söödus? Saab. Ja lööb selle hooaja Grand Liiga oma meeskonna 50. värava Deniss Sunukov. Jah, Wunder. Mine värava peale, rikošetti! Ja ei, kukutakse seal ei ole midagi tahtlikku. Läks jah seal. Последний minuta игры. Ja ei. Talgrani pallikaotusel lähedal ja saavad nüüd... Ei! Evert Mittal. Sunukov. Stüff. Olsen ja pall on väravas ja saab ka Philippe-André Olsen ning Norra poolese tervistusi saata 6-0. Oma käega selle 3-0 esimese poolaja ja kogu kohtumise 6-0 võidab FC Centurion, saab tabelisse 7. võidu ning tõuseb tabelis liidriks. Neid võib kätte saada vaid Otse Kompanii, kellel praegu 18 punkti ja viimase vooru kohtumine Palliverega.